tere Sass! Trevik! Kus me nüüd siis täna oleme? Oleme me kuskil Skandinaavias, Kesk-Euroopas, Eestis. Kuhu me täna sattunud oleme? Eks me ikka Eestis oleme, aga tingimused meenutavad täiesti Skandinaaviat, võib-olla Inglismaad suisa, et see kevad on olnud väga pikk, veniv ja niiskus ja ilmaolud, kõik nagu Skandinaavia. Märg, Ja. kasvuvaasid lähevad edasi aeglaselt. Midagi sellist, mida me ei ole tükk aega näinud ja me ei ole sellega enam harjunud, mina ütleks. Absoluutselt, aga kui me nagu tõsiselt räägime, siis me oleme tegelikult Nõo külje all, Tartumaal, oleme tulnud Pride'i põllule. Ja kes ei tea, siis Pride on meie uusim talinisuu sort, väikene edasiarendus kreaturist, mis oli väga suure saagiga, eriti sellisel, võime siis öelda Inglismaa aastal, aga sordina jällegi natukene parema kvaliteediga ehk saada ka seda proteiini ülesse. Ja eelmine aasta ju katsed näitasid ka Pride'il seda, et ka see hilisem lämmastiku andmine tegelikult mõjub talle paremini. Just, sest Pride suudab oma võrdsetega väga suure saagi moodustada varakult ära. Aga millest me täna tahame rääkida, on väetamine ja peamiselt lämmastiku väetamine. Et nii nagu alguses juba mainitud, siis meie selleaastane kevadine kliima talinisuu kasvuks on teistmoodi kui tavapäraselt. Et kui me tavapäraselt ikkagi oleme seda loogikat kasutanud, et kõrsumise alguseks hiljemalt võiks olla kogu lämmastik antud, sest saagi moodustamine on ju võrsumise lõpust, ütleme võrsumise lõpp, sellega paned paika viljapeade arvu ja kõrsumise alguses siis 31-32 faas saab paika see nii-öelda peapikkus ehk siis terade arv. No jah, et eks siin põllul on ju näha ka, et see Pride on nagu sügisel on nagu hästi ära võrsunud, et selleks olid ju meil tingimused väga head. Aga see kevadine väetamine on ju, ja ka siin on see veel tegelikult mingi osa ees, et antud on küll siia 170 N, seda on antud 3 osas. Mis on päris hea kogus. Just, ja väävlid ka tugevalt kaasa, et seda lämmastikku omastada, aga siiski, et kuna tihedus on suur, siis see on plaanitud üks lämmastik väetamine just proteiini jaoks. Et sellel aastal on väga hästi näha, nii kui ma talveseminaril küsisin, et mis see mõte on selle lämmastiku väetamisel ehk proteiini väetamisel, et saagi hinnal on ju suur vahe. 3. kategoorial versus 1, seal on suur vahe, aga tegelikult 3. ja söödal on väga suur vahe. Me räägime ikkagi vahemik siis erinevatel kategooriatel, kui me hakkame 4. pihta kuni 1. See on ju 10-30 euri per tonn. 4. ja 1. vahe on pea 45 euri. Et kui me võtame sellise keskmise 20, siis 5-tonnise saagi puhul on see juba 100 euri, aga loodame, et see aasta me räägime natuke suurematest numbritest. Ja isegi kui me võtame selle 10 eurise vahe, siis täna, kui anda lisakogusena 100-150 kilo füüsilist mingisugust lämmastikväetist, see on ju siis kuskil 40-60 eurot hektar. No ja, et kui sa võtad tööraha ka siia juurde, siis ongi see 60 eurot on ju. Aga kui hinnavahe on täna, ütleme, minimaalselt 10 eurot kategooriate vahel, see raha tuleb tagasi. Aga vaatame korra, lõikame siin mõne taime lahti, vaatame, mis kasvufaas siin täna on ja mõtleme, et kui ei oleks siin 170 kilogrammi N anta, mida teha, mida veel anda, kuidas reageerida tänasel päeval. Et võtame siit, otsime siit mõne suurema võrse ja mõne väiksema võrse ka. No ma pakun, et see on ikkagi, ma ei tea, 33. Silma järgi ütleks 33, jah, pluss-miinus. Siit ma sain ühe taime, kus on suurem võrse ja natuke väiksem võrse, et... Vaata, kui ühtlased on tegelikult võrsed ka sellel aastal, et kõik tahavad süüa, et tõenäoliselt seda ära hülgamist ei tule taime poolt, et vaata, niiskust on ka palju. Jah, niiskust on tulnud palju ja lubab see nädal niiskust veel tulla, ehk siis jah, kui tavapäraselt osad võrsed kuiva tõttu nii-öelda surevad ära. Taim ise hülgab, sest tal ei ole neile anda ei niiskust, ei toitu ja mis on ka mingil määral hea, et taim ise saab aru, palju tal neid võrseid vaja on üles kasvatada. Aga sel aastal jah, et selle niiskusega ja selle prognoosiga on tõenäosus, et need võrsed saavad kõik olema produktiivsed. Siin ongi, ka väiksem võrse tegelikult on 33. Ehk siis sama. Sama, et nad on küll kasvu kõrguselt erinevad, aga kasvufaas on sama. Aga mis on see soovitus nendele meestele, täna on rahalisel survel on lämmastikufoon, ütleme 130. 120-130. Kas siis on hilja või? Tegelikult ei ole, sest
nii palju, kui me neid sorte oleme nüüd see aasta vaadanud, kuna on olnud jahe kevad, siis ma ütleks, et ega ka sellised, kui me jätame varajased sordid kõrvale, ka sellised keskvarajased nagu Emil on veel seal 33 piirimail. Jah, neil see lõpp võib-olla läheb kiiremini kui hilisel Brightil või veel hilisematel sortidel, aga täna kasvufaasis 33 on võimalik veel anda juurde nii saagile kui juba ka kvaliteedile. Oluline on muidugi nüüd see, et sellel, kui palju on möödas sellest viimasest väetamisest, kui palju on olnud sademeid, kas mullas on seda toitu piisavalt, mida taim saaks veel enda sisse tõmmata, et ei ole tekkinud seda näljamomenti. Defitsiiti. Jah, täna ma ei ole näinud väga defitsiitseid põlde, et ma tahaks arvata, et kus on ikkagi 120-130 enni tegevaines ära antud, siis seal seda peidetud nälga veel ei ole. Pigem on meil külmad on sinna põllu peal pilte halvendanud. Just, külmad on pärssinud seda omastamist natukene mingitel perioodidel. Aga jah, et kui me räägime varajastest sortidest, siis varajastel sortidel võib-olla ei ole see lämmastiku lisaväetamine nii oluline, aga nendel hilistel sortidel, siin seda saagi potentsiaal, ma ei tea, peale vaadates 7-8 tonni kindlasti, et see 120 enni, kui siin oleks, see jääb väheks, see on selge. Ma arvan, et sel aastal, kui nüüd sellised ilmastikutingimused jätkuvad, niiskust on, ma ei taha öelda, et jahedust on, aga ma tahaks öelda, et piisavalt soojust on kasvuks, siis väga suure tõenäosusega jah, 120 enni ilmselgelt jääb väheks. 150 saagi teed ära suure tõenäosusega, aga kvaliteet ilmselt on kas madalam, väga madal toit või söödanisu. Aga miks need variandid meil nüüd lämmastiku lisaväetamist just proteiini jaoks on? Meil on graanulid, meil on vedelad variandid, meil on nitraadid. Ma tahaks ära öelda kõigepealt seda, et kui me räägime tänasest kasvufaasist 33 ja sellest ilmaprognoosist, mida ta siin lubab, et nädala lõpus jälle sademeid, siis nagu ma ütlesin, täna on veel väga hea hetk anda juurde nii saagile kui kvaliteedile. Üldiselt, et saagile midagi juurde anda, siis see ajavahemik on kuni lipuleheni. Lipuleheni öelda selle hetkeni, kui ta hakkab välja tulema faas 37. Selleks hetkeks, sõltub nüüd jälle ilmadest, aga see on nüüd see hetk, kus taim juba tarbib ja veel tarbib viimased lämmastikud mullast saagi moodustamiseks. Tähendab, et see toit tegelikult peab laual olema. Kvaliteeti hakkab see suuremal määral mõjutama siis sellest hetkeks, kui viljapea hakkab seal lehetupest välja tulema ja just see õitsemise algus kuni tera täitumise aeg on kõige suurem lämmastikutarve siis nii-öelda proteiinide moodustamiseks. Aga seda lämmastikku siis taim juba kasutab taimesiseselt, ehk siis see on juba mullast juba üles tõmmatud lehtede ja kõrte sisse ja siis taimesiseselt nii-öelda remobiliseeritakse need toitained või lämmastik just proteiinide moodustamiseks. Et sellel hetkel juba lämmastik peab olema taime sees. Ja kui me räägime siin klassikaliselt, millal see lipuleht välja tuleb, siis Lõuna-Eestis 10 päeva on lipuleht ilusti ju väljas. Ja kui me võtame ka niipidi, et lämmastik ise, mõni päev läheb ikka aega, enne kui ta jõuab juureni. Täna on niiskust vähemalt, et ta jõuab kiiremini. Ja selle mulla niiskusega ja öise kastega nitraatvorm lahustub, tähendab nitraatvorm liigub kohe sinna juure juurde, põhimõtteliselt 1-2 päevaga. Ammooniumiga läheb natuke rohkem aega ja kui selline 5-10 mm tuleb vihma niiske mulla peale, siis jõuab ta ilusti sinna juure juurde. Ehk siis, mida ma täna tahaks öelda, meie soovitaks kasutada ammooniumnitraattüüpi väetisi, on see siis ammooniumnitraat, NS37, CAN+S, et saada sellest nitraatlämmastikust kohene laks saagi moodustamiseks ja see hetk, kui taimel on veel nii-öelda viimane variant mullast tõmmata lämmastikku enda sisse, et hiljem siis jagada proteiinide moodustamiseks. Selle töö teeb juba ära ammooniumlämmastik, ehk sa saad nagu 2 kärmest 1 hoobiga. Hilisemateks väetamisteks, ütleme siis see hetk, kui viljapea hakkab juba lehetupest välja tulema, siis on põhimõtteliselt kiiremaid variandid on nitraati sisaldavad kaltsiumnitraattüüpi väetised ja siis kõige hilisemas faasis, kui sa veel lehe kaudu tahad proteiini tõsta, siis ongi need lehekaudsed, on ta siis UAN 232 tüüpi väetised või siis ka lehe kaudu, väävel pluss lämmastik.
lehekaudseks väetamiseks. Aga noh, need on sellised tooted, mida sa siis hooajal pead nagu jooksvalt otsustama ja ka ilma vaatama, sest teatud toodetega, eriti UAN või 232, ega nad on suht agressiivsed. No täna tuleks see niiskus ikkagi ära kasutada. Täna oleks mõistlik see niiskus ära kasutada. Ja, igal juhul. Ära väetatud. Igal juhul. Mikk, aga mis sa kokkuvõtteks ütled? Mis siis on õige teha? Mina teeksin täna niimoodi, et esimesel võimalusel kas siis AN või 37 või CAN + S ja edasi vaataksin juba jooksvalt, kas on veel lehekaudselt lisaks vaja anda või mitte. Aga siis AN-i või CAN + S-iga või 37-ga kuhu maani? 150, 170-ni? Kui on antud 120, 130 N-i, siis 150, 160 võiks võtta eesmärgiks. Kui on 150 ära antud, siis mina ütleks täna 180 pluss, sest saaki peal on ja kõik need viljapead, et moodustada see proteiin, vajavad ka lämmastikku. Nüüd küsimus, kas väävliga või ilma, mina ütleks, et hinnake ka seda, kui palju teil on eelnevalt väävlit ette antud ja kuna see viimane väävliga väetamine oli, et sademeid on olnud ja igal juhul väävel aitab lämmastikul paremini taime siseneda ja seda enam aitab proteiinidel moodustuda. Aga loodame, et sellel aastal siis ikkagi suudame ka kõrgemat kvaliteeti toota, et oleks midagi eksportida ja oleks ka millestki saia toota. Just.